Mina olen Jaan Aru ja ma tahan teile natukene rääkida sellest, et ei ole sugugi lihtne olla korraga ajuteadlane, kes uurib seda, kuidas inimese mõistus töötab ja teiselt poolt 2 lapse isa. Vahel on see päris tore. Näiteks siis, kui ma olin isa puhkusel, ei saanud nagu ametlikult tööd teha, sain ma öelda, et ma olen kodus, aga ma teen tööd, sest ma vaatlen seda, kuidas lapsed kasvavad, ma teen väikeseid katseid kodus, ma panen asju kirja, ühesõnaga, et iga sigadus on vaatluspunkt. See on päris hea, aga see raskus, see koorem tuleb siis, kui mõelda selle peale, et ma olen inimene, kes üritab aru saada, mis teeb meid inimesi nutikaks, kuidas meie mõistus areneb. Sest see surve, mis mul on see, et minu lapsed peaksid siis olema ka võimelised nagu arenema, nad peaksid nagu kuskil suunas minema. Ma tahan, et kuna ma olen psühholoog ja ajuteadlane, et mu lapsed oleksid õnnelikud ja eelkõige tahan ma, et nad saaksid oma ajust võtta maksimumi. Ja sellest viimasest me täna kõige rohkem räägimegi, et kuidas aidata oma lapsel leida oma tee. Kuidas teha nii, et see laps saaks võtta oma ajust nii palju kui võimalik. Ja mõneti oleks see asi lihtne, kui me arvaksime, et on olemas väike osa inimesi, kes teevad maailmas suuri asju ja ülejäänud, nad ei olegi selleks mõeldud. Aga ajuteadlasena arvan ma just vastupidi, et tegelikult iga lapse ajus on potentsiaal. Iga laps võib olla see, kes mingis mõttes, mingis võtmes maailma muudab. Ja see tähendab, et iga lapsega saab minna kas ühtpidi või teistpidi. Teda saab kas aidata sinna tippu või tal ei lähe nii hästi. Ja see paneb mulle peale sellist survet ja ma täna, vabandage väga, üritan ka teile natukene seda survet panna, et mõelge, äkki on teil kodus potentsiaalne Einstein või Arvo Pärt või Kelly Sildaru. See, mida me kodudes teeme, mõjutab seda, kas need lapsed saavad võtta maksimumi sellest oma ajupotentsiaalist. Mida siis teha? Mida selles olukorras ette võtta? Ma esiteks tutvustan teile 2 äärmust ja siis hakkan rääkima seda, mida mina arvan, et võiks Eesti kodudes natukene teha. Aga esiteks äärmused. Üks äärmus oleks see, et me ütleme, et olgu, kui iga lapse ajus on see potentsiaal, siis mina võtan kätte ja kasvatan oma kodus geeniuse. Ja põhimõtteliselt, kuna aju on plastiline, siis võib sellest tõesti nii mõelda. Võib mõelda, et see on võimalik ja võib mõelda, et see ongi eesmärk. Kui te sellise eesmärgi endale valite, siis te oleksite nagu Laszlo Polgar, kes siis oli 20. sajandi teisel poolel selline Ungari kasvatusteadlane, haridusteadlane, kes otsustas, et tema tahab kasvatada geeniuseid. Ta oli teinud parajalt eeltööd, et ta oli lugenud paljude geeniuste elulugusid ja tema arvates oli selge, et geeniused mitte ei sünni, vaid nad arendatakse. Oma projektiks oli tal tarvis muidugi abikaasat, kes temaga nõus oleks ja siis ongi säilinud ka kirjad tema tulevasele abikaasale, kus nad arutasid läbi seda, et kuidas nad teevad ja mida nad teevad. Niisiis nad abiellusid, said lapsed ja mis siis juhtus, eks? Esiteks oli vaja määrata, et milles nad nagu geeniuseid kasvatavad. Ja Laszlo ja Clara Polgar ütlevad, et nad oleks võinud ükskõik milles oma lapsed geeniusteks kasvatada, aga nad valisid male. Male, sest males on väga lihtne näidata, kui hea sa oled. Sul on nii-öelda rankingud, kus sa saad mõõta, kui kaugele sa jõudnud oled. Hea mõte. Väike väljakutse nende teel oli see, et neile sündis 3 tütart.
Ja tollal ei olnud see just mitte tavapärane, et naised maletavad. Naised ei maletanud palju, nii et võis öelda, et see oli väike selline tagasilöök või väljakutse. Aga Laszlo Bolgar ja Klara Bolgar olid oma missioonis kindlad, süvenesid sellesse. Need lapsed ei käinud koolis, vaid neid õpetati kodus 4–6 tundi iga päev. Mängisid nad malet, siis isa ja ema andsid neile ka, õpetasid teisi aineid, erinevaid keeli. Ja nii kulgeski nende laste noorustee ja haridustee. Kuidas siis läks? Hämmastavalt hästi. Kõigist 3 tütrest said väga head malemängijad. Ja üks neist, noorim, Judith, on isegi Judithit loetakse maailma läbi aegade kõige paremaks malemängijaks. Niisiis selles mõttes võib öelda kindlalt, et see eksperiment õnnestus. Laszlo Bolgar ja Klara Bolgar suutsid kasvatada oma lastest geeniused. Ma siiski ei ütle, et me kõik peaksime nüüd seda tegema, või et ma kindlasti ei sunni teid seda kodus tegema, sest et ühelt poolt on väga raske olla Laszlo ja Klara Bolgar, sest lapsevanemana, kui sa võtad selle missiooni ette, et sa tahad oma lastest midagi erilist teha, siis sul peab endal olema seda püsivust, et sa oled iga päev põhimõtteliselt kogu aeg nende laste päralt, nagu Bolgarite vanemad olid. Ja see on peaaegu, et võimatus. Et Bolgarite eduloo põhjuseks on ka need vanemad, kes olid niivõrd keskendunud. Ja teisalt probleemiks on see, et ma usun, et nende lastega läks ka hästi, et mitte iga laps ei ole nii vastuvõttev. Mitte iga laps ei kuula nii hästi seda, mida vanemad tahavad teha. Mitte igat last ei ole võimalik nii hästi nagu voolida. Aga kui keegi tahab kodus proovida, palju edu, kindlasti andke mulle teada, kuidas teie eksperiment läheb. Aga niimoodi võib-olla selliseks hoiatuseks ma ütlen ka, et me teame paljusid neid juhtusid, võib-olla isegi teie mõne tuttava käest teate, kus ongi kodus on olnud selline küllaltki ka range suund ja üritatud lapsest vorpida võib-olla näiteks muusikut või kedagi. Aga see ei ole nii hästi töötanud, see on viinud ainult konfliktideni ja nii edasi. Et siin seetõttu ma hoiatangi, et kui sealt tekivad need põrkumised ja lapsed ei taha ise selles suunas nii hästi minna, siis see ei pruugi ennast ära tasuda. Ja tegelikult selle Bolgarite eksperimendi kõrval on panna siis paljusid selliseid sarnaseid eksperimente, mis ei töötanud. Ja siis teine äärmus oleks öelda, et see ei tööta ja et kas ma üldse pean midagi investeerima, kas ma üldse pean midagi tegema. Või tegelikult kasvavad geeniustest igal juhul geeniused. Näiteks kui me vaatame Einsteini või Stephen Hawkingu või Francis Cricki elulugu, kes on ilmselt eelmise sajandi kõige suuremad teadusgeeniused, siis ei olnud nii, et nendel kodus oleks olnud suur selline surve, et nad peavad saama geeniusteks ja milleski väga heaks, aga nad said. Ja vahel on isegi nii, et elu justkui ei aita kaasa üldse, et siin minu lemmiknäide on Eesti soost kõige kuulsama maailmakuulsa teadlase Endel Tulvingu lugu, kes 17-aastaselt aastal 1944 pidi põgenema Eestist Saksamaale ilma vanemateta. Ja siis paar aastat hiljem reisis Saksamaalt edasi Kanadasse. Ühesõnaga selle ajal 17 kuni 22 eluaastani, kus teised geeniused kujunevad ja neil on võimalus ennast välja arendada, Endel Tulving pidi tegelema ellujäämisega. Kui ta jõudis Kanadasse, siis ta pidi esiteks töötama farmis, mitte ta ei saanud kohe minna kuskile ülikooli. Ja siis farmi omanik ütles, et kuule, poiss, sa oled liiga nutikas ja Endel sai minna ülikooli. Ja isegi kui ta oli oma doktorikraadi saanud ja hakkas iseseisvat teadustööd tegema, siis tema probleem oli see, et ta
tal ei olnud raha, tal ei olnud vahendeid ja siin niimoodi olude sunnil ta valis selle, et hakkas uurima inimese mälu. Kuna seda oli odav teha niimoodi põlve otsas, niimoodi kirjutad igasuguseid sõnu üles ja lased siis katseisiku neid vastata ja siis mõõdad seda. Aga just selles sai ta maailma kuulsaks, just selles sai ta geeniuseks. Niisiis võiks öelda, et tema sai geeniuseks kõikide nende selle keskkonna ja muude asjade kiuste. Ja ehk need näited siin, nagu ma tõin Einsteinist Endel Tulvinguni näitavad, et äkki ei pea midagi tegema. Kes on geenius, see igatahes saab geeniuseks. Ma arvan, et see probleem siin on, et me ei tea, kui palju lapsi on iga Endel Tulvingu või Einsteini kohta, kes tänu sellele, et keskkond nii väga kaasa ei aita, kes seetõttu nad ei saa oma potentsiaali nagu täiel määral realiseerida. Ja et meie siin Eestis, kus meil on võrdlemisi vähe lapsi, et ma ei tea, kas me saaksime seda jätta niimoodi nii-öelda juhuse hooleks. Niisiis, kuidas me peaksime sellest laste mõistuse arendamisest mõtlema? Mida me peaksime silmas pidama? Esimene ja väga tähtis asi on see, et see, kas kellestki saab inimene, kes maailma muudab kunstis, ettevõtluses, mingisuguses muus toredas asjas. See ei ole määratud sellega, kui nutikas ta on esimestel eluaastatel. Seega ei ole tähtis, et millal laps teeb esimesed sammud või millal ta ütleb esimesed sõnad. Vahel ma kahjuks näen seda, kuidas lapsevanemad omavahel räägivad seda, et ja minul laps juba kõnnib ja nii edasi. Ja teine lapsevanem tunneb ennast üsna kurvalt, aga ma ütlen, et ei pea ennast otseselt kurvalt tundma. Et see, kas nüüd laps paar kuud varem või hiljem hakkab sõnu ütlema ja käima, sellest ei ole otseselt midagi. Sest me tahame, nagu ma kogu aeg üritan rõhutada, me tahame, et nad on ju mitmekümne aasta pärast oleksid oma aju tipus, et nad saaksid mitmekümne aasta pärast oma aju täiel määral kasutada. Ja siin võib näiteks tuua ühe näite. See oli laps, kes oli veel 3-aastaselt ta hästi ei rääkinud, hakkas 3-aastaselt rääkima ja siis ka ta niimoodi pobises enda ette lause läbi, enne kui ta seda ütles. Niisiis tema koduõpetaja ütles tema kohta juhmike. Aga tegelikult siis 23 aastat pärast diagnoosi oli selge, et see inimene on täielik geenius ja nüüd siis 140 aastat pärast seda diagnoosi me teame, et ta oli üks 20. sajandi suurimaid geeniuseid, Albert Einstein. See ei tähenda, et see, kui teil laps kodus väga hilja rääkima hakkab või näiteks 3-aastaselt ei räägi, et ta oleks geenius, eks? Ei. Seda see kindlasti ei tähenda, et pigem alati, kui ikkagi laps mingites asjades maha jääb, siis tasub minna perearsti juurde, tasub minna arsti juurde ja vaadata, kas on mingi probleem kuskil. Lihtsalt mõte on selles, et see, kui laps natuke aeglasemalt areneb, see ei tähenda, et ta ei oleks andekas. Einstein on väga hea näide selles suhtes, et isegi koolis ei peetud teda väga andekaks. Ta oli päris hea füüsikas ja matemaatikas. Aga veelgi enam, et ülikoolis, kus ju temasugune füüsikageenius võiks ju nagu hästi hakkama saada, tegelikult objektiivselt ta ei saanud nii hästi hakkama, sest kõigile tema kursuste kaaslastele pakuti tööd ülikoolis, talle mitte. Niisiis, ta töötas ja pidi töötama Šveitsis Berni linnas patendiametis, kui ta aastal 1905 kirjutas 4 artiklit. Ta ei olnud teadlane, aga ta kirjutas 4 teadusartiklit, millest ühe eest sai Nobeli auhinna, teises kirjeldas erirelatiivsusteooriat ja viimases oli siis see valem E võrdub MC ruudus. Ühesõnaga, tema selline suur geenius sai teatavaks maailmal alles siis, kui ta oli 26. Ja kõikide meie kodudes võib nii olla, jah? Et see, kui laps on 5-aastaselt väga nutikas või 9-aastaselt väga nutikas, see ei ole nagu lõpp ja see ei ole eesmärk. Meie eesmärk on see, et siis kui laps on 25, et siis ta saaks
näidata, mis tal seal ajus on. Teine asi, mida siis silmas pidada, on see, et laps võib olla andekas erinevatel aladel. Kõige tähtsam on ilmselt öelda, et kui nüüd vanemad näiteks tunnevad, et meie ei ole nagu kuskil eriti andekad ja võib-olla isegi ei mõtle selle peale üldse eriti, siis see ei tähenda, et see laps ei võiks olla andekas. Või isegi üliandekas. Näiteks Nobeli auhinna võitja Sir Alexander Fleming kasvas väga tavalises peres, maal, maakoolis käis ja nii edasi, et tema andekust märgati alles siis, kui ta hiljem oma teadustööd hakkas tegema. Aga tema pere ei olnud mingil määral eriline. Minu hea sõbra Tartu Ülikooli professori Raul Vicente pere on ka väga lihtne pere, kus ei ole näha sellist suurt füüsiku või matemaatiku annet, aga tema on oma füüsikatööde eest saanud suuri auhindu ja juhatab siis oma uurimisrühma Tartus. Niisiis, see on väga tähtis, et igas peres võib kasvada see tegelikult väga andekas laps, et teda tuleb nagu üritada märgata ja mitte mõelda nii, et meie ei ole andekad. See lapsest ka vaevalt, et midagi tuleb või et meie teeme lihtsaid asju, miks tema peaks midagi erilist suutma. Osades peredes muidugi on nii, et mõni lapsevanem on näiteks väga andekas milleski, näiteks võtame muusika ja siis on tähtis nüüd öelda, et see, et näiteks teie peres kõik mängivad muusikat ja et isa ja ema on muusikud, see ei tähenda, et see laps peab ka olema andekas muusik. Ta võib olla hoopis andekas milleski muus, et see on ütles üks selline probleem, mis vahel juhtub, et endale lastele väga surutakse peale, et sina pead ka muusik olema. Kohati, kui laps sellega kaasa läheb ja seda teeb, siis see on väga tore ja nii on näiteks Bachide suguvõsa või Eestis on ju dirigent Neemejärvi, kellel on ka pojad Paavo ja Kristjan, kes on väga tuntud dirigendid ja nii edasi. Aga et põhimõtteliselt võib olla ka nii, et see laps tegelikult on andekas milleski muus, et tahab teha midagi muud. Niisiis kõige tähtsam see põhimõte siit on see, et peame mõtlema selle üle, et milles minu laps võiks andekas olla. Kas on mingi ala, milles ta võiks andekas olla? Ja mitte piirduma ainult sellega, et mis mulle meeldib ja mida mina teha tahan. Kolmandaks tuleb arvesse võtta seda, et tegelikult ega ei ole nii, et laps alati nagu 4-aastaselt või 5-aastaselt leiaks selle oma tee. Et 5-aastaselt hakkab huvituma dinosaurustest ja siis ongi paleontoloog. Ei. Et tihtipeale see käib niimoodi ikkagi, et laps nagu otsib, ta muudab, ta tahab ühte asja teha, tegeleb ühe asjaga ja siis huvi muutub, tegeleb mingi muu asjaga vahepeal. Me peame olema selleks nagu täiesti valmis ja me peame sellega ka nõustuma, et see on normaalne. Ja muidugi on lapsi, kes leiavad oma asja väga varakult, eks me võime siia tuua näiteks Mozarti või meie enda Kelly Sildaru, eks, kes väga varakult juba leiab oma ala ja siis selles läheb väga kaugele, aga enamasti nii ei lähe. Enamasti lapsed ei leia varakult seda, milles nad nagu väga heaks saavad. Näiteks Francis Crick on siin väga hea näide või me enne rääkisime Endel Tulvingust. Nad on geeniused, kes tegelikult oma ala leidsid alles siis, kui nad olid võib-olla nii 30. Ühesõnaga, see on võib-olla üks väga tähtis punkt siin, et me tahaksime lapsi kodus kasvatada ja arendada nii, et siis, kui nad on 20 või 25, et nad oleksid valmis, et nende aju siis leiaks selle teema, milles nagu sügavuti minna ja milles ennast arendada. Ja siinkohal jõuamegi tegelikult siis nutiseadmete juurde, eks? Nagu ma ütlesin, meie peamine eesmärk, üks peamiseid eesmärke oleks see, et laps siis, kui ta on 20, 25, et ta ikka suudaks
nagu huvituda millestki, eks. Ja üks peamiseid teese, mida ma tahan täna öelda, on see, et kui me anname lastele väga varakult kätte nutiseadmed, siis see, ma kardan, piirab seda, mis neid ja kui palju asju neid huvitab siis, kui need on 20-aastased. Et üks probleem võib-olla, mis mu ettekandega seni on see, et mõni ema-isa võib vaadata, et ohoo, jaa, ma näen, et olgu Mozartit huvitas muusika, eks on ju, Kelly Sildarut hakkas huvitama suusatamine, aga minu last huvitab nutiseadmes mängimine. Väga hea, et see on tema hobi, ta on leidnud oma tee, kõik on hästi. Ja ma arvan, et esialgu on isegi raske leida, et mis see viga siin loogikas on, aga ma siis toon teile vabandust sellise natukene julma näite, aga et samasugune loogika oleks siis see, et ohoo, minu laps on enda jaoks leidnud suitsetamise, mõni mängib klaverit, mõni teeb sporti, aga minu lapse hobi on suitsetamine. Noh, sellest me saame kohe aru, et see on vale ja see kõlab kohe niimoodi inetult, palun vabandust, aga ta aitab nagu meil aru saada, mis see loogika viga on. Loogika viga on selles, et me suitsetamise puhul saame aru, et nikotiin tekitab sõltuvust. Seega, see ei ole hobi, mida laps endale ise valib, vaid tegelikult seda nagu surutakse peale, see välisaine, see nikotiin tekitab sõltuvuse ja seetõttu laps tahab seda. Ja sama probleem on siis nutiseadme rakendustega, eks? Et Facebook, kõik nutiseadmes olevad mängud ja sellised muud kavalad rakendused, nad on tehtud nii, et nad tekitaksid sõltuvust nagu nikotiin. See on nende eesmärk. Ja me ei saa midagi öelda, sest see on lihtsalt äri, nagu ka tubakaäri on äri, eks on ju. Aga probleem on siis selles, et nüüd see laps, kes justkui oleks leidnud oma tee, tegelikult see tee on talle selle nutiseadme rakenduse poolt sisse pandud. Ja seda me ei taha, eks. Niisiis need nutiseadme rakenduste probleem on see, et nad suudavad ennast haakida otse sinna lapse nagu motivatsioonisüsteemi ja muuta seda ümber programmeerida. Et sellest nagu paremini mõelda, küsin ma lastelt, kellega ma sellest räägin, seda, et kas Einstein oleks teinud oma suured avastused, kui tal oleks olnud TikTok. TikTok on siis selline videoprogramm, kus pelgalt pöidaliigutusega saab järgmist videot vaadata. Ja tõesti nagu väga-väga sõltuvust tekitav programm. Ja kui ma lastelt küsin seda, 8. klassi lastelt, siis kõik ütlevad ei. Sest nad saavad tegelikult sellest aru, eks, et kui Einsteinil oleks olnud TikTok, tal ei oleks olnud aega esiteks, et tegeleda küsimustega universumi kohta. Aga teiseks, ja see on antud juhul veelgi tähtsam, tal ei oleks olnud huvi. Sest nutiseadmed ja nende rakendused siis muudavad seda aju motivatsioonisüsteemi niimoodi, et kõige tähtsam on see, mis nutiseadme rakendusest tuleb ja kõik muu on vähem oluline. Niisiis Einsteini keskmisest lapsest palju tugevam huvi selle vastu, et mis juhtub siis, kui ma reisin valguskiirel läbi universumi, see oleks saanud lämmatatud ehk selle huvi vastu, et mis on TikTokis järgmine video. Ja see on see nutiseadmete nagu peamine probleem. Et nad piiravad meie lastel seda, mis neid huvitab. Jällegi, kuna paljudel teistel tegevustel, pillimängust, spordini, on vaja seda, et sa ise ka teed midagi, et sa natuke pingutad, sa näed vaeva, aga nutiseadmes paljud asjad tulevad lihtsalt pöida liigutusega. Ja ta seetõttu aju jaoks on kõige parema kulu-tulu suhtega, jah? Et sa saad sealt uut informatsiooni, sa saad tagasiside, et sa saad midagi põnevat, aga samas sa ise pead tegema nii vähe. Ja see on see probleem, miks nutiseadmed, nad võivad tappa seda huvi, mis lapsel on. Ja niisiis selle lapsel, tema jaoks ei ole muud asjad nii põnevad, seetõttu ta ei jaksa tunnis kuulata õpetajat.
aga ta ei jaksaks näiteks ka keskenduda sellele pillimängu harjutamisele või spordile või mingile nuputamisülesandele. Ja see ongi minu arvates nagu kõige suurem kahju, mida nutiseadmed teevad. Et siin ja praegu sellel lapsel, kellel see nutiseade käes on, see kahju võib-olla ei ole nii suur. Ja vahepeal ta jonnib kõvasti ja ta ei taha sõna kuulata ja nutiseadme tõttu on palju tülisid. Aga see kahju tegelikult on siis dekaadide taga võib-olla. Kus see laps võib-olla leiaks enda jaoks midagi ägedat ja ta muudaks maailma, aga nüüd, kuna tema motivatsioonisüsteem on juba enne muudetud, siis see asi enam ei ole nii äge. Ja ma toon siin näite endast. Mina tegelikult leidsin oma teema alles siis, kui ma olin 20. Kooli ajal ma kujutasin ette, et võib-olla ma hakkan juristiks või hakkan majandusega tegelema, aga siis ma sain aru, et ma tahan uurida inimese aju. Ja siis, kui ma olin psühholoogiat õppimas Berliinis ja mul oli piisavalt huvi, et nagu istuda raamatukogus ja lugeda raamatuid, siis üks raamat lihtsalt muutis minu mõtlemist ja lihtsalt sel hetkel käis see klõks ära. Ma sain aru, et see on nii põnev probleem, ma tahan sellega tegeleda. Ja seetõttu ma olen täna siin. Aga ma võiks kujutada ette seda alternatiivset ajalugu, kus ma istun kursustel, mul on nutiseade ja ma vahepeal vaatan sealt midagi. Võib-olla ma ei ole kõige suurem sõltlane ka ikkagi. Et kus ma võib-olla ei jõua raamatukokku või teiseks ma lihtsalt seda raamatut lugedes, see ei tundu nii huvitav probleem minu jaoks, sellepärast et ma tean ka, et seal nutiseadmes ma saan lugeda mingeid uudiseid, ma saan midagi mängida, ma saan vaadata, mis mu sõbrad teevad. Ühesõnaga see üks asi, mis tegelikult siis minu elu muutis, see ei oleks saanud nii palju tähelepanu, ta ei oleks käivitanud minu motivatsioonimootorit. Niisiis, mida me võiks konkreetselt kodudes teha, et meie lapsed nagu leiaksid oma tee? Mis on need konkreetsemad nõuanded? Seni ma olen siis rääkinud äärmustest ja ma olen rääkinud nendest põhimõtetest, eks? Aga nüüd, et mis asja me siis kodus võiksime teha, et võib-olla oma lapsi nagu paremini arendada ja nende teed paremini leida? Esimene asi, mis on väga tähtis, on see, et me peame nagu lastele nagu juba selgitama, et kuidas teatud asjad toimuvad. Ja selline asi, mida mina olen oma lastele väikesest peale selgitanud, on see, et kui sa tahad milleski heaks saada, siis sa pead palju vaeva nägema ja harjutama. Et lapsel on loogiline seda öelda, et näiteks, et kuule issi, loe sina mulle, on ju, mina ei oska, sina oskad. Siis ma ütlen, et vaata, miks mina oskan? Sellepärast, et ma olen harjutanud seda asja, eks. Või näiteks, kui teie lapsele meeldib mõni laulja väga, tahaks ka saada selliseks, siis see tähtis asi, mida öelda, on see, et mitte, et ta on nii andekas, vaid vaata, selleks, et sinna positsioonile jõuda, selleks kuulsaks lauljaks, on ta väga palju vaeva näinud. Mõne näitlejaga võib sama olla, eks, et mitte, et ma tahaksin ka ise filmi näitleja olla, vaid et laps saaks ka aru juba väikesest peale, et selleks, et saada filmi näitlejaks, on tegelikult vaja palju keerukaid asju teha. Või sportlasega ja nii edasi. Et lapsel oleks selge, et kuidas see nagu kellekski saamine käib. Sest väikestel lastel on alati mingid iidolid, mingid eeskujud. Kui mina nendega räägin, siis tihti on need mõned lauljad, vahel on ka mõned teadlased, ettevõtjad, eks Elon Musk on ju. Ja siis mida ma neile ütlen, on see, et ega Elon Musk ei saanud Elon Muskiks nii, et ta sündis Elon Muskina, vaid ta on tohutult palju näinud vaeva, igasugu ideid kogu aeg loonud, ta töötab väga palju, seetõttu on ta Elon Musk, eks. Ja selline nagu algteave võiks nagu lapsele olla nagu täitsa nagu kodust. Ja kui see on antud, siis on lihtsam lapsele öelda ka seda, et vaata, selleks, et oma aju arendada ja et nagu kuskile jõuda, on sul tegelikult vaja nagu harjutada ja selleks on vaja aega. Ja nüüd see on siis see loogiline koht, kus nagu saab kodus
ka väikeste lastega arutada seda, et kui palju tegelikult peaks nutiseadmes olema. Jah? Et kui väike laps tuleb teie juurde, ütleb, et emme issi, et mu sõpradel on nutiseade, mina tahan ka, siis üks argument, mis võiks olla, ongi see, et vaata, aga sina tahad ju saada lauljaks, eks? Kui sa tahad saada lauljaks, no siis sa ei saa olla 2 tundi päevas nutiseadmes nagu see su sõber, vaid sa tegelikult võiksid harjutada. Me lähme harjutame koos natukene, teeme koos neid asju või et saab lapse panna kuskile laulurühma või laulutrenni, eks. Ja et selline argument, ma usun, et ta vähemalt mõnes kodus töötab. Ma saan öelda, et minu kodus see argument töötab. Ma ei tea, et ta igas kodus töötaks, aga ma ütlen, et põhimõtteliselt seda on võimalik teha ja lapsed, nad põhimõtteliselt saavad sellest aru, kui ma ka teiste väikeste lastega sellest räägin. Et selleks, et milleski heaks saada, on vaja aega. Nutiseadmed võtavad palju aega, seetõttu meie kodus nutiseadmeid nii palju ei kasutata ja üritatakse seda vähendada. Ja kahtlemata minu soovitus kõigile, kellel on väikesed lapsed kodus, on see, et ei ole mingit põhjust väiksest peast kohe kätte anda nutiseade. Selle võib kätte anda hiljem. Mida hiljem, seda parem. Ja? Kui on väga suur surve, siis võib alustada mingi väga väikse ajaga päevas. On ju. Minu lapsed on 5 ja 7 ja praegu seni on nad keskmiselt päevas nagu vaatavad multikaid 20 minutit. See on kogu nende kokkupuude nutiseadmega päevas, eks? See on neile mõnus aeg, see on neile hea aeg, kus nad vaatavad seda, aga nad teavad ka, et meie peres rohkem ei vaadata, et see on normaalne. Meil ei ole kodus telekat. Vahel sõbrad tulevad külla, väikesed lapsed otsivad veel kodu läbi, et teil ei olegi telekat. Ei ole. Ja see on kindlasti liiga ekstreemne võib-olla, aga ma ütlen, et see põhimõtteliselt on võimalik, eks niimoodi teha. Kui nüüd teie peres nagu see nutiseade juba on ja laps on näiteks nutiseadmes 3 tundi päevas, siis ma muidugi soovitaksin seda aega vähendada. Ja siin on 2 aspekti. Esiteks tuleb seda aega vähendada niimoodi samm-sammut, mitte ühe ropsuga. Ja teiseks, mida te siis asemele pakute? Ja? Mida te teete? Et kui laps oli nutiseadmes 3 tundi ja peaks olema 1, siis mis te selle ülejäänud 2 tunniga teete? Ja siin jõuamegi ilmselt selle ühe väga keskse idee juurde, et me oleme rääkinud sellest, et igas lapse ajus on potentsiaal. Me oleme rääkinud sellest, et erinevates ajudes on erinev see asi, mida ta teha tahaks ja mida ta teha suudaks. Ja siin ongi see koht, kus ma ütlen, et lapsevanemana me peame nagu testima, me peame proovima, milles minu laps võiks hea olla, millises asjas, mis on see teema, mis tema ajule võiks meeldida. Nagu öeldud, see toimub paremini siis, kui tegelikult ei ole väga suurt kokkupuudet nutiseadmetega ja nii edasi. Ja? Et lapse aju on nagu värskem, teda huvitavad igasugu asjad. Ja siis ma olengi kindel, et eriti väikse lapse puhul, et igas Eesti kodus praktiliselt on ju tehaksegi ikkagi väljas natuke mängitakse jalgpalli, siis kodus joonistatakse, natuke loetakse, lauldakse ja nii edasi. Need on väga head asjad. Mida ma tahan öelda, et kui te näete, et teie last mõni asi huvitab väga, näiteks joonistamine, siis tasub seda nagu soodustada. Ja? Et tasub temaga koos joonistada, natuke õpetada talle seda, et kuidas joonistamine käib. Näiteks võib-olla te ise ei oskagi, aga kui te olete nõus õppima, siis te võiksite seda teha koos oma lapsega. Ja? Kui te ei ole nõus tegema, siis põhimõtteliselt on võimalik ju osta igasugu joonistamisraamatuid, kust nagu õppida. Ma mõtlen selles, et isegi väike laps, 3-aastane, võib õppida paremini joonistama, kui teda natukene üritatakse suunata, kui teda natukene toetatakse. Et teie ülesanne on olla justkui selline detektiiv, kes üritab vaadata, et milles minu lapse aju hea on, kes üritab vaadata, mis teema talle meeldida võiks. Ja siis, kui te näete, et mingi teema teda hakkab huvitama,
siis te nagu investeerite sinna rohkem aega ja üritate teda seal rohkem aidata. Otse loomulikult ei pea oma nahast välja pugema, jah? Näiteks kui minu poeg oli 4-aastane, siis talle tõesti meeldis voltimine. Kogu aeg tahtis voltida, suur voltimisraamat, mille järgi tahtis voltida. Oleks siin võinud teda seal aidata, temaga päevad läbi voltida, näidata, kuidas veel paremini neid jooni teha. Aga probleem on see, et mulle tõesti ei meeldi voltimine. Ja mu abikaasale ka ei meeldi. Niisiis me nagu pigem üritasime teda sealt eemale suunata. Aga ma siin mõtlen, et siin põhimõtteliselt on võimalik, et mu lapsest oleks võinud saada maailmakuulus origami meister, ainult mina ise olin tema takistuseks. Aga mõte on see, et see alati see peab sündima lapse ja lapsevanema koostöös, eks. Kelly Sildaru on nii edukas sellepärast, et ta ise tahab seda, väikesest peale on tahtnud seda suusatamist teha ja et tema vanemad ka seda nagu toetavad, jaksavad toetada ja tahavad toetada. Sama oli Polgarite peres, eks? Et sul on see koostöö laste ja lapsevanemate vahel. Ja see on see, mida me igas kodus nagu otsime. Et kas on mingi selline teema, kus nagu laps tahab minna ja lapsevanem tahab nagu olla selline võimendaja ja aidata teda. Ja see ei ole alati lihtne, no? Et see, nagu öeldud, minu peres ka nagu selles suhtes voltimist ma ei toetanud. Ja, ma olen teadlane, siis ma alati toetan seda, kui lapsed tahavad midagi nuputada või midagi lugeda, ma olen alati olemas, panen oma asjad kõrvale, istun nendega ja loen, eks. Aga see peabki sündima selles ilusas koostöös. Lasteaiad on Eestis väga head. Et see on tähtis asi selle sama teema juures, et kui me vaatame, mis lasteaias toimub, siis lasteaias pakutakse muusikat, erinevaid spordimänge, nuputamist tehakse, harjutatakse lugemist, paljudes lasteaedades on robootika. See on kõik väga hea, sest siis tegelikult väike laps võib juba lasteaias leida asja, mis teda huvitab. Ja lapsevanema ülesandeks jääb ainult see, et kodus nagu vaadata, uurida õpetajad, uurida lapsed, mis sind huvitab ja siis nagu üritada seda nagu natuke edasi arendada, natukene võimendada. Nii et tegelikult minu ütles lapsevanemal on selline kergem ülesanne siin, kui laps käib lasteaias ja sealt midagi leiab. Aga see on tähtis ülesanne, eks? Et niipea, kui lapsele mingi asi meeldib, mingi teema meeldib, nüüd kodus öeldakse, ei, meile loete kodus raamatuid või ei, see on mingi jura, tule vaata telekat. Siis see ei ole hea. Et meie ülesanne lapsevanematena on leida ja võimendada seda, mida lapsed suudavad. Muidugi on neid lapsi, kes nagu, nad ei leia lasteaiast oma teed, nad ei leia ka kodus niisama lihtsalt oma teed, et siis tasub nagu proovida veel ka asju, et nii palju, kui teil endal nagu võimalik on, et vaadata, proovida mingit hoopis teistsugust hobi, jah? Noh, siin on mitmeid erinevaid asju, näiteks kui teie kodus eriti teid ei huvita sellised nuputamisülesanded ja nii, siis äkki lapsele meeldivad. Tegelikult paljudele väikestele lastele nagu meeldib nuputada ja neile meeldib matemaatika. Kui nad seda kodus teevad ja mingi sellised on selline nagu mõistatus, mida nad peavad tegema. Ristsõnad võib olla või midagi, eks? Ja võib-olla lapsi, kellele meeldib hoopis mingi teine asi, et seetõttu lapsevanemad ka proovivad lapsi trennidesse panna, aga see asi võib tulla kuskilt täiesti justkui teinekord juhuslikust kohast, et ma soovitan väga seda, et te nagu proovite erinevaid teemasid ja kogu aeg nagu niimoodi hoiate ja vaatate, et oota, et kas see võiks nüüd olla midagi. Üks võimalus, kuidas seda ära tunda, on see, et lihtsalt lapsest tekib selline maaniline huvi lausa asja vastu, et ma räägin siin, kuidas minu kodus see asi ükskord juhtus, et minu last huvitas väga nagu paleontoloogia ja mõned muud asjad ka, aga siis olin kodus lastega ja võtsin ette sellise vana raamatu, mõnel on teil kodus ka, Kosmos sellest ühest vanast sarjast ja sealt siis võtsin ette lehekülje mustadest aukudest ja hakkasin talle selgitama, et jah, kui täht
plahvatab, et siis ta võib muutuda nagu või kui täht sureb, siis ta võib juhtuda, et tast tuleb must auk. Ja et must auk on selline asi, kus siis üldse valgus välja ei pääse, sul on väga võimas gravitatsioon ja siis see asi pööras täiesti ära selles suhtes, et põhimõtteliselt järgmised 10 tundi mu poeg ainult rääkis mustadest aukudest. Ta läks nagu silmad läksid teistsuguseks, nagu tõesti ta läks nagu sellisesse maanilisse hoogu, et käis mul järel ja küsis mustade aukude kohta. Ma olen teadlane, aga mitte musta augu teadlane, et üsna kiiresti jõudsime oma teadmiste piirini. Et näiteks esimene mure oli see, et jaa, aga mustad augud tulevad on ju ja siis nad neelavad meid sisse. Siis ma selgitan, et ei, mustad augud on väga-väga kaugel universumis, et nad ei neela meid kuidagi sisse. Ja siis oli järgmine küsimus, aga kuidas sa tead siis, et mustad augud üldse on? No ja siis ma selgitasin, kuidas Stephen Hawking ja Roger Penrose nagu valemitega nagu matemaatikaga tegelikult nagu näitasid seda, et on olemas mustad augud. Ja siis ütleb mu 4 ajal, ta oli peaaegu 5, hakkas 5 saama, ütleb mulle, et issi, kuidas on võimalik matemaatikaga näidata, et kuskil on mustad augud? Issi, sa ei selgitanud seda hästi. Issi, tee uuesti. Ja siis ma olin läbi ja siis ma, kõik läks musta augu tähal, nii et ma ütlesin, lähme õue. Ja õues siis mänguväljakul tavaliselt lapsed hakkavad möllama, jooksma, midagi. Aga nüüd tütar kiikus, poeg istub mul kõrval ja küsib edasi mult küsimusi, et kuule, mis häält mustad augud teevad, et kõik asjad, mis keerlevad, teevad mingit häält, mis häält mustad augud teevad? No nii see läks. Ja siis hilis õhtul üritasime abikaasaga last magama panna, sest ta ikka oli veel selles hoos, kus ta ainult rääkis mustadest aukudest. Et ta ütles, et ma enam ei taha saada paleontoloogiks, nüüd ma tahan saada musta augu professoriks. Lõpuks saime ta magama ja mõnes mõttes on hea ja mõnes mõttes on ka kurb, et edasi tal nii määratud vaimustust nagu mustade aukude suhtes olnud ei ole. Et see on hea, sest et on nagu natukene lihtsam, kui su kogu aeg ei tule mingi küsimus musta augu kohta, aga teiselt poolt see oli tõesti hetk, kus ma nägin, et see laps ta võiks nagu minna sinna suunas, eks. Aga mis on muidugi väga-väga tähtis, on see, et sellest esimesest vaimustusest sinnani, et sa tõesti saad nii-öelda musta augu professoriks, on väga pikk tee, eks. Ja seega nüüd ma arvan, et ma olen lugemisega õiges kohas. 4. aspekt on see, mida me tahame teha kodus, on see, et me tahame õpetada lapsi pingutama. Sest muidu sul võib olla küll see idee, et sa tahad saada lauljaks või baleriiniks. Aga kui sa siis näed, kui raske see on, siis sa tegelikult ei tee seda, eks. Me peame nagu kodudes nagu õpetama natukene, et peab nagu pingutama. Kui ma seda ütlen, siis ma saan aru, et see kõlab natuke halvasti, et miks väike laps peaks pingutama, eks. Aga see mõte on positiivne, eks. Et selleks, et laps saaks oma ajust nagu maksimumi võtta. Selleks on vaja, et ta õpiks seda, et vahepeal ongi natuke raske. Ma pean ennast kuidagi sellest läbi närima. Kui me vaatame ükskõik millise eduka ja maailma muutva inimese teed, siis ei ole nii, et ta lihtsalt kuidagi sai selleks, eks. Vaid tegelikult ta pidi vaeva nägema. Võtame siin korraks ühe näite, mis mulle tihti siis vastuargumendiks tuuakse, on Mozart, eks, et Mozart oli ju selline lapsgeenius, jah. Aga Mozart alustas muusikaõpinguid ka nüüd oma isa käe all juba 3-aastaselt. Selleks ajaks, kui ta oma esimesed sellised maailma muutvad teosed lõi, oli ta harjutanud, mänginud, intensiivselt muusikaga tegelenud umbes 10 aastat. Et tegelikult ta ei olnud niivõrd lapsgeenius, vaid ta oli ka selle sama pingutamise ja harjutamise tulemus. Ja see on tähtis, mida me tahame oma lastele õpetada. Esiteks, nagu ma ütlesin juba, et me tahame neile öelda, et ainult harjutades ja pingutades saab heaks, aga tegelikult me tahame kodudes, et nad ka natukene nagu seda teeksid, seda pingutamist. Ja
Ja siin on nüüd jällegi tähtis, et mõnele võib pähe tulla, et jaa, minu laps tegelikult pingutab päris palju, kui ta seal näiteks ta mängib mingit nutiseade mängu ja üritab alati nagu seal paremaks saada või videomängu, eks. Aga see pingutamine natuke teistmoodi, sest et see pingutamine on tihedalt nagu välismaailma kontrolli all, jah, selle mängu kontrolli all, mis on tehtud nii, et ta nagu aitaks pingutada. See on väga hea, ta aitab pingutada. Aga mõte on selles, et enamik neid huvitavaid asju, mida inimesed teha suudavad, ettevõtlusest, kunsti ja muude maailma muutvate asjadeni, vajavad seda, et see pingutusosa tuleb meie seest, et me nagu ise ilma väliste asjadeta suudame ennast motiveerida. Jah, et meil on see väike motivatsioonimootor, mis meid hoiab töös, kui me näiteks teeme mingit kunsti, me ei saa mingit tagasisidet, alguses keegi ei ütle meile, et me oleme head, eks. Aga kui me teeme seda, teeme, siis ühel hetkel võib-olla tuleb see tagasiside. Mina olen teadlane ja teaduses on samamoodi, et selleks, et heaks teadlaseks saada, peab 10 aastat, 15 aastat tegema kogu aeg tööd. Alles siis hakkab tagasiside tulema, alles siis öeldakse, et kuule, see on huvitav teadustöö, mis sa tegid, eks. Seni pead sa suutma ise pingutada. Ja niisiis ma arvan, et see ei ole kuidagi halb, kui lapsed natukene nagu kodudes pingutavad. See võib olla erinev asi, jah. Et, aga mõte on selles, et kui laps ütleb, et lõpetame või ma enam ei taha, et siis te ütlete, et aga proovime, teeme natukene veel. Jah? Ja näiteks minu kodus on tihti selline situatsioon, et õpetan lapsi lugema ja siis nagu nad ütlevad, et ma enam ei jaksa. Ja siis ma ütlen, et aga teeme näiteks nii, et mina loen iga teise rea. Et sina loed ühe rea, siis mina loen ühe rea. Või kui me loeme koomiksit, et siis näiteks mina loen ühe tegelase rollid, sina loed teise tegelase rollid. Natukene aidata esiteks seda, et ta veel natukene edasi teeks, näeks, et kui on raske, siis võib edasi teha. Aga teiseks ka see, et ma siis sel hetkel, kui on raske, sel hetkel ma tulen ise aktiivselt juurde ja hakkan nagu aitama, eks. Et ütlen, et jaa, see ongi raske ülesanne. Ma saan aru, et see on raske näiteks, kui me teeme nuputusülesannet. Aga mõtleme koos, proovime seda veel niimoodi koos rahulikult teha. Et selline väikene pingutamine on tegelikult hea, et see aitab nagu kodus luua seda, et laps oskab natukene pingutada. Ta saab aru, et vahepeal ongi raske ja ta saab sellest üle. Ja ainult niimoodi ta jõuab tegelikult sinna, kus ta saab siis tegelikult oma ajust maksimumi võtta. Sest kõikide meie teel on neid asju, mis on rasked. Ja me peame nad läbima. Ja viimaks, ja ma hakkangi siin ettekannet ka lõpetama, on tähtis see, et lapsi kodus armastatakse. Ja võib-olla nüüd siiani on natukene see ettekanne nagu sellise mulje jätnud, et jaa, me peame lapsi treenima ja et nad ikkagi saaksid oma teed minna, aga see sõnum tegelikult ei ole päris see. Sõnum on see, et me peame üritama alati kohal olla, et lapsi aidata areneda, jah? Ja me peame alati üritama lastele endast ka maksimumi anda, eks? Ja seeläbi teda sinna viima. Mitte, et me treime ja laps peab ise minema, vaid me oleme kogu aeg seal juures. Me oleme kogu aeg juures. Me ei suuda olla Laslo ja Clara Polgar, aga me saame olla head lapsevanemad, kes üritavad aru saada, et milles minu laps hea on, ja üritavad teda siis edasi aidata. Ja ma usun, et mõni lapsevanem võib mõelda, et jaa, aga mina armastan oma last ja ma ei taha, et ta peaks nagu kodus pingutama ja ma armastan oma last ja seetõttu ma olen talle ka ostnud nutiseadme, kuna see on see, mis teda rahustab ja talle meeldib. Ja siin ma lihtsalt ütlen, et
armastada võiks ka teistmoodi, eks, et armastada oma last võib ka nii, et sa annadki endast väga palju, oma aega, oma jõudu, et aidata seda last ja mõelda nii, et kui selle lapse ajus on tohutu potentsiaal, siis see armastamine tähendab seda, et me aitame seda potentsiaali sealt avada, me aitame lapsel oma teed leida. Niisiis, meie eesmärk, nagu vahel on öeldud, ei peaks olema mitte see, et me oleme maailma kõige targem rahvas, vaid et me oleme rahvas, kus iga laps on saanud aru, milleks tema aju tegelikult võimeline on. Aitäh kuulamise eest, soovin teile palju edu, kui teil on kodust jagada mingisuguseid mõtteid või edulugusid, siis võite mulle alati kirjutada. Aitäh!